siin on Cypher Sai ja täna ma räägin siis oma elu kõige ohtlikumast olukorrast. Et ükskord ma siis, mul on lasteaiasõber, panen talle nimeks, paneme talle Putatovitš. Nii et ma Putatovitš siis ükskord helistas mulle, vaatasin, kes oli, pärast tõi välja, et see oli ikka siis mu lasteaia kaaslane ja ta kutsus mind välja, ma olin täiesti nõus siis ja siis ta ütles, et tal on sõber ka kaasas, ma teda ei teadnud ja lähen välja siis tõuksiga ja põhimõtteliselt me pidime selle teise poisi juurde minema, kes siis Putatovitši sõber oli, vaat, nii et me lähme on ju, siis kuidagi tundub mulle see nägu täiesti tuttav on ju ja siis ma ei saanud aru, natuke tuttav kuidagi, aga ma ei saanud aru, ma natuke piinlikkuses, et ma ei tahtnud öelda, pärast oleks vastanud ei, et ei ole ja siis oleks päris piinlik olnud. Nii, me siis kõnnime, lähme bussi peate sisse juba kui nii, mul on parim sõber, üks tüdruk, jah, väga tore, jah. Ja siis oli, võib öelda. Nii, oleme ja siis lähen sinna, kõik asi, olen temaga parim sõber, mitte võib-olla siiamaani, ma ei tea. Aga siis ta ütles, kas sa armastad seda tüdrukut, kui ta oli täiesti, sa ei kujuta ette, kui noor ta oli temast. Me käisime siis 3. klassis või 2. klassis, kui tema S-as klassis oli. Ja see armastas siis seda tüdrukut. Nii, kas sa armastad seda tüdrukut? On ja põhimõtteliselt ma ütlesin, ei, milles sa ajad? Ja ära, natuke aja pärast. Kui me lähme välja ilusti, on ja ta põhimõtteliselt taha mind otses mõttes pussitada. Vot, ma üritasin, mis sul viga põhimõtteliselt on ja põhimõtteliselt hakkasin ütlema, mis kõik võid temaga juhtuda, on ja siis ta põhimõtteliselt loobus juba, aga ma räägin, mis edasi ka sai, see on ka päris hull. Nii, me siis põhimõtteliselt ähvardab mind pussitada, siis tal oli enda, arvate võib-olla mingi puunuga, mis see ikka puunuga on ja ei, see ei olnud puunuga, see alus oli puust, aga ots oli teravast. Kui ma poleks teda maha rahustanud, ma poleks eluski, ma arvan, vaat. Nii jah, lähme, ma kaotasin sellel hetkel umbes natuke enne seda vist või, enne ma kaotasin oma Nokia patarei ära, nii, keda kotis kodimaa ja lähen siis edasi. Ma juba kartsin põhimõtteliselt teda juba, ma isegi ei julgenud midagi eriti tehagi. Nii lähme, mõtlesin, okei, ma pean siis vist minema. Ja võib-olla suurem osa teist teavad mängu nimega Agar.io, Agar.io, jah. Seda mängu, see oli siis päris populaarne. Aga see olnud nagu, kui 3. seesas oli, siis oli just juba see toimus, kui ma olin 4. klassis ja tema oli võib-olla, ma ei mäleta. Igatahes see poiss käis väike koolis või mis iganes koolis, need on, mis on väiksed või mis iganes. Nii, ja siis ma olen juba päris vana, ma tean nendest asjadest juba, ma päris palju teed neid asju olnud ja siis lähme ja lähme koju talle jõuame. Ma vaatan, kõik on täiesti segamini, te ei kujuta ette, arvuta jälle, mis see väike segadus ikka teeb, on ja, seal on igal pool puru maas, kapp on täiesti maha lükatud tükkides, telekas on katki tehtud, kuule ma arvasin, et nad on mingi kodutud otseses mõttes, vähemalt neil telekas ainult töötas mingi, kus ta mängis, vaat. Ma ei tea, kas ta vanemad olid mingi, ma ei tea, narkarid ei hoolitsenud üldse oma lapse eest vist või, mina ei tea, vaat. Võib-olla ta meelega üritas nii kõva mees olla ja siis lihtsalt tegi enne juba seda ka, see oli ikka täiesti segadest, ei kujuta ette, mul oli juba siis ebamugav olla. Nii, siis ma ütlen, kas ma võin ära minna?
ta lihtsalt ei lase mind ära, ta ei luba mul minnagi ära. See oligi hetk, kus ma olin täiesti nagu, see oligi, kus ma olin täiesti šokeeritud. Mõtlesin, okei, nüüd ma võin otses mõttes bussitatud saada ja ongi, ega keegi ei kutsu kiirabi, ta üritab võimalikuks kauaks oleks jätnud meid sinna ja nii, aga mina ma olen väga tark inimene, ma olen üliintelligentne, mina ei lase nii eest ennast bussitada, nii, me lähme, okei, tal oli mingi räige, ta karjus, kui ta ära sööd, mingi mu kõrvad valutasid, ma otseses mõttes panin nagu näpud kõrvad ette ja siis küsin jälle, ta ei lubanud, aga ütlesin siis, mul on kodus parem laptop, et ma võin siia seda tuua, et siis saame paremini mängida, ja siis, jah, ta lasi mind välja lõpuks, lähme, ma lähen koju. Ma täiesti põhimõtteliselt, ma täiesti kardan juba, räägin oma vanaemale kõik loo ära, ma ka elan, siis räägin talle kõik loo ära ja me mõtlesime alguses politseisse minna, aga lõpuks me ei läinud politseisse, ma ei tea miks eriti. Aga see on juba nüüd aasta möödas sellest, et see poiss rääkis mulle, et on juba sellega põhimõtteliselt kedagi veel juba mingi ähvardanud või midagi, aga ma midagi pärast ei usu teda, aga ta minule tuli ka, siis natuke ma ei küll uskuma juba. Ta ütles, et ta oli mingi lapsele kallale läinud sellega, no vaatame teiste vanemate inimeste, mis nemad tegid, mis teised tegid, need mingi jagasid Pokemon kaarte, aga vaatame ja meie eestlased teeme tänapäeval, bussitame ja ähvardame nüüd enda vanuseid ja väga ajuvaba, ja oligi põhimõtteliselt, siis ma rohkem temaga kohtunud. Selle teise tüübiga ma eriti pole rääkinud veel, kes on mu lasteaiasõber, ja siis, jah, ma eriti enam ei tahagi rääkida temaga, kuna kui sul selline sõber on ja kes sul siis sellise olukorda viis, kas sa tahaksid, et rääkida temaga? No näed, ei tahaks eriti, ja see oli siis selleks videoks ja ma arvan, et võib-olla järgmine video ta tulevikus, igatahes minu arust on jah see kõige hirmsam kogemus, mis mul üldse terves elus on siiamaani olnud. Võib-olla ainult mõni kord, kui ma olen ära kukkunud, maha kukkunud ja jah. Aga ma räägin järgmises videos, mis võib-olla ta varsti täna õhtul võib-olla. Ma räägin teile siis ja räägin võib-olla teile oma hambast ja väga tore. See tundub veidran, aga see ei ole, usaldake mind. Aga okei, see oli selleks videoks ja näeme järgmises videos.